Hei hei, kena esmaspäeva teile. Tulge kohvipausi kuulama, sest igal esmaspäeval räägime siin erinevatel teemadel. Vahel käivad külalised meil siin. Nii et põnev pausi tegemise hetk igatahes, et anna kommentaarides märku, mida põnevat sa nädalavahetusel tegid ja kas naudid kohvi, teed või hoopiski vett või kakaod. Igatahes mina olen Õnnela Seinamets ja Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupis me praegu oleme. Siia kogunevad kokku inimesed, kes soovivad teha lisatööd, pakkuda mõnda virtuaalset teenust, ettevõtjad, kes soovivad leida abilisi endale. Nii et üks kena koht, kus kõik saavad kokku ja loodetavasti leiavad teineteisest väärtust. Tänane kohvipaus on ajendatud reedel toimunud inspiratsioonipäevast, et kes ei saanud seda otse vaadata, vaadake kindlasti järele, me paneme lingi kommentaaridesse. Ning meil käis seal väga palju erinevaid põnevaid külalisi. Mind ennast kuidagi jäi nädalavahetusel siuke tinistama Kaido Kubri ettekanne, et kuulake järele kindlasti. Ja siis ma hakkasin mõtlema nagu rohkem sellele, et millised on meie oskused ja millised on need inimesed meie ümber. Ehk siis mitte just oskustest nagu selles mõttes, et ma nüüd peaks kogu aeg midagi juurde õppima, vaid pigem selles, et iga suund vajab mingil hetkel uut teadmist. Et me ei saa kogu aeg terve elu lõpuni purjetada nende vanade teadmiste pealt, mis meil on kunagi olnud, sest maailm muutub nii kiiresti ja et olla konkurentsivõimeline, et isegi ennast hästi tunda, tuleb meil tihti neid oskuseid värskendada. Ja loomulikult eriti veel, kui sa tahad enda ellu paindlikkust luua lisasissetulekut, võib-olla ka vahetada töökohta sellise töökoha vastu, mis toetab rohkem sinu pereelu, siis tihti just juhtubki see, et me peame natukene võib-olla oma oskused ümber vaatama. Me peame vaatama seda, et kas need olemasolevad oskused vajavad kuidagi uuendamist, täiendamist, ehk kas ma pean midagi juurde õppima või ma pean täiesti midagi teistmoodi tegema, ehk siis õpingi. Näiteks enne olin müüja, nüüd lähen korstnapühkijaks. Mul on vaja neid oskuseid ja siin tegelikult ongi see, et sul võib see soov olemas olla, et jah, ma tahan seda teha. Aga võib-olla mul ei ole väga selge, kuidas ma jõuan selle sihtmärgini. Seda enam, kui mul puudub see oskus. Ja siis me tihti jäämegi käima nagu siuke oravad ringiratast. Tahaks teha, tahaks jõuda sinna. Aga ometi ma olen aasta pärast seal, kus ma olin varasemalt. Et me justkui teeme enda arvates mingeid asju, aga me ei jõua edasi. Ja mulle tundub, et see näitab seda, et meil võib-olla ei ole päriselt ka selge, kuhu me tahame liikuda. Kui me võtame näiteks virtuaalse assisteerimise ameti, siis ma olen täiesti kindel, et paljudele on see amet segane. Töö ise justkui tegelikult ei ole keeruline ja raskeks teebki see selle, et võimalusi on nii palju. Ühed räägivad meiliturundusest, teised sotsiaalmeediast, kolmandad räägivad mingitest tehnilistest töödest, klienditugedest, siis metareklaamidest. Ja kui täiesti teise valdkonna inimene vaatab seda teemat kõrvalt, seda mõtlebki, et kust ma üldse pihta hakkan. Et mida mina üldse saan pakkuda, mida mina üldse oskan. Aga ma olen ka varasemalt sellest rääkinud, et tegelikkuses me ei ole ju keegi tühileht. Meil on oma elukogemus, meil on olemas juba oskused. Aga mida me ei ole harjunud tegema, ehk me ei ole harjunud neid oskuseid teenustena nägema. Sest tavalises tööelus me ju ei mõtle selle peale, et need oskused oleks justkui midagi erilist.
Me mõtleme, et see on ju täiesti normaalne, et ma olen täpne, et ma vastan kirjadele kiiresti või et ma suudan hallata mitmeid asju korraga, et see justkui ongi normaalne, et kõik suudavad seda. Ja kõigil tuleb see lihtsalt välja. Aga tegelikult ei tule ja Kaido Kubri ettekandest mulle jäi ka kõlama see, et see, mis tuleb ühel lihtsalt välja, siis teisel ei tule. Teise jaoks on see täielikult müstika. Et kuidas sa üldse seda asja teed? Ehk siis vahe ongi selles, et kas sa oskad seda enda oskust näha teenusena ja siis ka seda sõnastada. Ja nüüd, kui sa oledki võib-olla õppinud mingisuguseid oskuseid juurde, mingisuguseid erialasid juurde, siis kas sa ikkagi nagu oskad seda sõnastada teenusena? Ehk siis õppimine peab ühel hetkel muutuma päriselt praktiliseks, et see ei ole ainult see, et sa kogud infot. Võtad infot siit, käid seal koolituses, aga päriselt praktikasse sa midagi ei pane. Ja alles siis, kui sa hakkad praktikasse asju panema, siis hakkad aru saama, mis on päriselt sinu need tugevused, kellele neist võib kasu olla. Ja siis sa juba ka mõtled, et aga kuidas ma saan seda teenusena pakkuda. Ja see endasse panustamine ju tegelikult ei tähenda alati, et sa pead mingit kardinaalselt suure elumuutuse tegema. Tihti tähendab see lihtsalt seda otsust, et ma tahangi päriselt aru saada, millised on minu oskused. Ma tahan teada, mida mul on vaja juurde õppida selleks, et jõuda sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ja kuidas ma siis saan sealt edasi päriselt liikuda. Ehk siis tasub võib-olla endalt küsida, et kas ma olen valmis. Päris paljud inimesed ei ole valmis tegelikult tegema seda teist sammu. Et nagu ma alguses ütlesingi, et me oleme harjunud olema oma selles mugavustsoonis. Me teeme kogu aeg oma neid tegevusi. Jah, kindlasti erinevatel töökohtadel ajas mingid asjad muutuvad ja tuleb nagu edasi õppida ja juurde õppida. Aga kui sul on tekkinud selline rahulolematus, siis võib-olla enam sellest väiksest õppimisest ei piisa. Siis on võib-olla vaja hoopis mujalt vaadata, kust saaksid ennast arendada. Ja see selge arusaam tekib ikkagi siis, kui sa oled teel. Sa hakkad nägema oma seda struktuuri, sa saad oma esimesed kogemused. Ja siin mängib tegelikult hästi palju rolli ka see keskkond, kus sa oled. Et me teame, et üksi pusimine on tore asi. Me saame seda teha igal ajahetkel. Ma saan otsida infot. YouTube on videoid täis. Ma saan lugeda erinevate inimeste postitusi ja sealt justkui mingisuguse pildi endale kokku siis panna. Ja vahel see toimib, aga vahel mitte, sellepärast et infot on nii palju. Ma ei tea, millist otsust teha. Ja tegelikult ma võib-olla ei suuda ka aru saada, milline info selles ajahetkel on oluline. Ja ma olen jälle segaduse eest. Kõigepealt ma ei tea, millised oskused mul on, ma ei oska teenustesse panna. Ja siis, kui ma hakkan õppima, jõuan ma järgmisse segadusse, et infot on nii palju, kuidas ma saan aru. Üks annab ühte nõuannet, teine annab teist nõuannet. Ja kõik justkui tegelikult tundub ka vajalik, et hästi palju ma näen ka nendel, kes tulevad alustava virtuaalassistendi koolituse või asuvad seda teekonda üldse läbi käima, siis on sihuke tunne, et ma tahan seda koolitust, teist koolitust, kolmandat koolitust, neljandat koolitust. Tegelikult ega see sulle ei aita edasi liikuda, kui sa ei pane neid asju päriselt ellu. Ja siin ongi tegelikult väga oluline roll selles keskkonnas, kus sa oled. Kas sul on olemas ümber inimesed, kellelt sa saad küsida küsimusi? Kas sul on ümber inimesi, kes saavad jagada sulle samast valdkonnast kogemusi? Ja kes saavad võib-olla ka jagada seda, et nad on ise olnud täpselt sellises kohas, sellises raskuse kohas, või vahepeal on motivatsioon alla langenud, aga nad on kuidagi saanud sealt üle ja nad saavad seda jagada. Näiteks, kui ma täna oma mõne tuttavaga räägiksin meiliturundusest, metareklaamidest, reelsid, story'd, karussellid, siis nad vaataksid mind sellise näoga, küsiksid, kas sa palun saaksid mulle tõlke alla panna. Seevastu jumala hea tunne on rääkida inimestega, kes juba natukene jagavad seda asja. Ja ta oskab mind edasi aidata, ta oskab minuga kaasa rääkida.
üksi ma võib-olla istuksingi kuskil nurgas, vaataksin mingeid videoid, pusiksin ja ma ei jõuakski võib-olla kaugemale. Ja paljud minu tuttavad tegelikult ei ole siiani aru saanud, millega ma tegelen. Okei, täna ma juba tegelen koolitamisega, et mul on lihtsam öelda, aga virtuaalassisteerimisega, kui ma tegelesin, ei saada aru, millega ma tegelen. Et see on hästi keeruline ka selgeks neile teha, ehk siis palju lihtsam on rääkida inimestega, kes juba natukene teavad. Ja loomulikult, et isegi kui sul on ümber need inimesed, kellega neid asju koos teha, siis see ei tähenda seda, et keegi teine tuleb ja teeb sinu eest ära. Absoluutselt mitte. Sul on lihtsalt keskkond, kus sa saad arutleda inimestega, aga lõpuks kogu töö pead sa ikkagi ise ära tegema. Sinul on vaja kätte saada need kogemused. Ja loomulikult see, et kui üks soovitab, et näed, mul toimis see asi väga hästi, see ei tähenda, et sinul see sama hästi toimib. Aga sul on vähemalt mingisugused ideed ja mõtted, kuidas võib-olla edasi minna. Ja tihti, ma olen ka sellest enne rääkinud, et meie lähedased inimesed kipuvad vahel meid tagasi hoidma. Sellepärast, et kui sina liigutad oma mugavustsooni, see tähendab seda, et nemad peavad ka liigutama oma mugavustsooni, sest sa ei ole enam seesama inimene. Et sa lähed lihtsalt teise valdkonda, sa arendad ennast ja sa liigud justkui eest ära. Ja kui sul ongi nüüd virtuaalne assisteerimine mõttes olnud, sest see on väga mugav lisatöö võimalus, see on väga paindlik, siis miks sa seda tahad teha? Mõtle selle peale, mida sa juba oskad. Mõtle selle peale, mida mul on vaja juurde õppida, et sellest teenust saaks. Ja kas ma üksinda saan ikka piisavalt kiiresti edasi. Küsi neid küsimusi endalt. Kes on need inimesed sinu ümber? Kas nad sind toetavad? Ülehomme me juba alustame virtuaalassistendi baaskursusega. Ehk siis meil on mõned kohad veel jäänud ja baaskursus ongi see koht, kus sa tegelikult saad tulla ja vaadata, mis maailm see virtuaalassistendi maailm on. Sa saad päriselt paika panna oma teenused läbi mõelda. Sa saad teha praktilised ülesanded, automaatikat, kujundused, kliendi suhtlused, kommunikatsioonid. Sa saad ise ennast analüüsida, milliseid piire sul on vaja seada. Milline on üldse see võimalus, et sa saad virtuaalassistendina tegutsema hakata. Ehk siis, kas sa oled lisatööotsija või sa oled hoopiski valdkonda vahetav. Et see on 4,5 kuud kestev kursus, see võib tunduda intensiivne. Tegelikult kõik lõpetajad, kes on olnud, ma oleks tahtnud veel. Et tule kursusele, sa ei pea kõiki asju teadma. Ma kogu aeg räägin, ma olin selles mõttes virtuaalassisteerimise koha pealt null koht, tühi leht. Ja me kõik oleme saanud hakkama. Kursusele, kes tulevad, kõik saavad hakkama. Ja just sinna tekib ka see kogukond, kus sa saad täpselt olla nende alustajatega koos, kes on ühes kohas sinuga ja saavadki aidata, mentorid on seal samas. Ja loomulikult VIP-klubi kogukond, mis on jälle täis neid assistente, kes on juba tegutsenud, kes pakuvad teenust, kellel on suured kogemused, ka sinna kogukonda kui liituda, siis sa saad juba kusagilt alustada, sa saad selle toe. Isegi kui sa ei ole üldse kokku puutunud, sest sel korral me teemegi erisuse sellega, et me võtame vastu ka huvilised. Et need, kes võib-olla kursusele ei saa tulla, siis nad saavad hakata sealt kogukonnast vaikselt materjali läbima ja meiega kaasa tulema. Ehk siis saavad ligi materjalidele. Et VIP-klubiga liitumine on avatud veel kuni reedeni, nii et pane enda mõtted peas selgeks ja täida liitumisvorm. Et väga oluline on see, millised on need inimesed sinu ümber. Sest sa ja valid, kas sa oled inimestega, kes tõmbavad sind alla või sa oled nende inimestega, kes ütlevad, go. Ma nägin just eelmine nädalavahetusel nägin ühte storyt, kus üks
virtuaalne assistent tegi story, et kus siis tema tuttavad justkui vaatavad tema edusamme nagu lihtsalt kohvi juues, mitte ühtegi reageeringut. Ja siis on võõrad, kellega me oleme kõik kogukonnas, siis need ütlevad, oo, Go, nii äge on ju, et vot selliseid inimesi enda ümber hoidke. Mõelge läbi need oskused, vaadake ümber, kes teil inimesed on ja lihtsalt niimoodi te saategi hakata liikuma. Mitte kunagi sa ei ole valmis 100%, mitte kunagi. Ja seda õiget aega ei tule ka. Õige aeg on täpselt siis, kui sa otsustad, et vot nüüd ma teen, vot nüüd ma tahan muutust, vot nüüd ma tahan teisi inimesi enda ümber. Ja siis hakkavad asjad liikuma. Vot nii, selline esmaspäevane kohvipaus loodetavasti pani sind mõtlema. Näeme järgmisel nädalal. Tšau!